see on nagu oma väikest last armastada ja sa ütled talle, et noh, ela kuidas tahad ja ma armastan sind, eks ju. Tee, mis tahad. Vaatad, kui ikka laps teeb ai teisele lapsele, siis mõtled poliitiliselt noh, mingi programmi nagu, et kuidas talle, et see noh, kohale viia, võib-olla järgmine kord, kui ta tahab mingit magusat, siis sa ütled, et täna me ei osta, sest sa eile tegid väiksele Villule haiget. Siis see laps hakkab nutma, nii õnnetune, eks ju, aga noh, ta tahab nagu järgmine kord magusat, sest ta juba järgmine kord Villu tuleb, sest ta näeb, et tahad see naabri väike poiss Villu, et ta ei tea haiget sellepärast, et ta muidu võib-olla teeks, aga ta on oma magusat, noh niimoodi õpib poliitiliselt, eks ju. Elu õpetab meid ka, see karma ongi see, et meie need aktiviseerib meie samskaarad, meie harjumuste, valede harjumuste tulemused, et astroloogia siis, eks ju, vaatab, eks ju. Ongi see, et ennustab, et näed, sul on praegu see periood, eks ju, kus nii crap, mis sa oled teinud kunagi, eks ju, see aktiviseerub, eks ju, see sinu ütleme, halbade tegude järelmõjud, aga no ega see patt ei ole nagu selles mõttes noh, ta ei ole halb ega hea, on lihtsalt loodusseadused, armastusseadused ja jumal õpetab meid nagu lapsevanema armastusega lapsi, nii karma õpetab meid ka, eks ju. Et noh, et ütleme, et sul on hästi valus, noh, ma ei tea, kas see lohutab, aga mind paar korda on lohutanud, et ma olen isegi mingi laulu teinud ka, et kui sul on valus, eks ju, et siis noh, mõtle nagu, et mis valu sa oled teinud nagu oma elus paljudele inimestele, teadlikult või teadmata, aga fakt on see, et kui sa seda natuke teadvustad, siis õudus, juuksekarvatused püsti nagu. Et ükski sinu kannatus tegelikult ei kanna veel tegelikult seda osa, mis sina oled kokku keeranud. Noh, kellel on teadmised. Enamus võib-olla me arvame, et noh, et ma ei ole midagi, ma olen normaalne inimene. No kuule. Kas või ebateadlik liha söömine kohas, kus saab ilma lihata. Need on elus olendid, meie õed ja vennad, kes on kannatanud. No mina ei tapnud, no, mis sa osalesid selles protsessis. No näiteks ma ise samamoodi olen lihasööja, eks ju, kunagi. Juba sellest piisab, et noh, tegelikult, et loodus kui lapsevanem paneb piitsa, eks ju. Et ütleme, et sul on nagu valus, siis sa saad aru, et see loodus õpetab sind, vahet ei ole patt, karma või kuidas sa nimetad, ta õpetab sind, noh, nüüd sa hakkad analüüsima, et kus see valu tuleb, miks on see valu, noh, kus on arukas antud intellekt. Ja sa jõuad sinna, et noh, sulle näidatakse, et kellelgi on olnud valus sinu pärast, sellepärast on praegu valus. See on ainuke selle, noh, karma nagu mõte, ütleme põhimõtteliselt. Et me läbi nende valude ja ahastuste ja kurbuse ja üksinduse ja läbikukkumiste kehalise tervise ja välise karjääri või suhete läbikukkumised, see valu, mis meil on toonud, on lihtsalt pöördvõrdeline selle valuga, see on looduse energiajäävuse seadus. Ja sellepärast on, et noh, ütleme, kavalam mees läheb edasi, hakkab kõiki süüdistama, eks, et ülekohtud. Mingit ülekohut ei ole, kui sul on valu. Ta võib olla ülekohus, aga sellest hoolitseb noh, kõige kõrgem. Et ta jumal teeb mitu asja korraga, eks ju. No, siis see, kes sulle ülekohutab, tema ka kunagi vastutab, kui teeb sulle põhjuseta haiget. Aga sina oma positsioonilt peaks siis kuidas vaatama. Võtame niimoodi nagu pühamees üritama võtta, no see on kunstlik muidugi meie jaoks. Issand, et ma ei tea, oleks mina jumal, ma sellisele vennale noh, keeraks ikka sellist 100 korda hullemat värki, eks, et mul on vedanud. Kõik need kannatused, mis on küll kannatused ja valud, aga see ei ole midagi võrrelda sellega, kuidas mina olen elanud, mis mentaliteediga. Et sellised realisatsioonid, kui tulevad, siis juhtub see, et okei, et võib-olla seal minevikust püüab siin kinni mingi jama ja teeb ai, aga vähemalt sa olevikus muutud loomulikult tänulikuks. Et kõikide see, et meil ei ole küllust või meil ei jätku asju, on ikkagi põhjus on see, et me oleme tänamatud. Me ei hinda seda, mida iga sekund loodus, emake loodus, jumal, kuidas sa nimetad, eks, universumi teadus, on meile kogu aeg andnud ja annab ja hoiab alal, eks ju. Me lihtsalt hinda, me ei näe seda connecti ära, me mõtleme, et see on selline mingi plahvatus ja mingi impersonaalne, et seal taga ei ole armastust ja isiksust ja üldse elu, eks, et kõik on nagu surnud mingi mateeria, noh, liigub energia. Et me ei teadvusta seda, sellepärast me oleme tänamatud. Nii mateeria, vaimu, kõigi teiste elusolude suhtes. Ja tänamatus ongi see pealiskaudsus, eks ju. Noh, sa oled harjunud ekspluateerima ise, eks ju. Võtma, mis saab ja noh, küünalnuki printsiibiga ja vahet ei ole, mis homme toob, eks ju. Täna on meri